Aloha, armsad seiklejad teisel pool ekraani, minu nimi on Kristal Raalaksmi-Tettan ja teen praegu selliseks prompt Facebook Live'i siit San Diego'st Californiast teile. Ja kui sa oled liinil ja kuuldel, siis kindlasti anna märku, pane väikene aloha ja kirjuta, kus kohas sa täna liinil oled. Ja kui sa kuuled seda hiljem, siis samamoodi võid kirjutada, sest ma käin alati need kommentaarid pärast läbi ja vaatan, kes mida mõtles ja ütles. Ja täna ma tahaks rääkida kahest teemast, eneseväärtus ja maagia. Ja ma tahaks nendest rääkida just sellepärast, et see on hästi nagu aktiivselt üles tõusnud. Nüüd me käisime kahel suurel sündmusel siis Michaeliga. Üks oli Growth Summit, mis oli siis Arizonases. Brendan Burchard, Dean Graziosi ja Ethan Williams olid siis need kolm suurt nii-öelda siis juhti, pluss mitmed siis veel lisainfluencerid, mõjutajad, kes siis ka seal oma nii-öelda inspiratsiooni jagasid. Ja lisaks siis Influencer 2019, kus siis Brendan Burchard oli kutsunud väga paljud oma siis sõbrad, koostööpartnerid, samamoodi mõjukad inimesed siis jagama oma sõnumit, kuidas siis praeguses maailmas neid asju ajada. Tõesti siis inimesi, kes on juba väga kaugele jõudnud, multimiljonärid, osad ka juba seal oma ärisid müünud miljardite eest. Nii et selle koha peal tõesti väga palju inspiratsiooni, väga palju, mida nagu läbi töötada, seedida. Ja ma ei ole pannud veel üles oma sotsiaalmeedia uut kalendrit, sest me ikkagi veel natukene siin kohaneme, seame ennast sisse San Diego's. Aga kui te näeksite selle ruumi seinu, siis põhimõtteliselt siin tapeeti enam varsti vaja ei ole, sest see on kõik täis neid suuri A3 lehti, kus on siis destilleeritud välja siis palju seda infot, mis me siis sealt saime nendelt sündmustelt ja ka siis mõningatest lisaraamatutest. Et selline hästi põnev, hästi palju stuffi. Ja sellist strateegilist nii-öelda siis läbimõtlemist ja nii oma personaalse kui professionaalse elu sellist mõttekäiku oleks vaja teha kogu aeg regulaarselt ja me Michaeliga tavaliselt ka seda tegime, isegi enne Michaelit ma olin ikka üsna rajal sellega, kuid kõikide nende seiklemiste ja reisimistega oli seda nagu üsna raske niimoodi konkreetselt ja regulaarselt hoida nagu töös. Ja seetõttu siis nüüd me võtsime kätte ja tegime siis kohe päris mitu sellist planeerimis nii-öelda siis aega ja me oleme siis ka ümber töötamas brändingut, siis Infinite Activationi brändingut ja ka minu enda isiklikku siis brändingut, et kas ja mismoodi ja kuidas need tooted kõik, kuidas see kõik saab nii-öelda siis kokku toimida, teenida, siis kogu see süsteem saaks olema nii-öelda siis jätkusuutlik süsteem ja et kõik asjad siis ühendaksid ennast nii-öelda siis omavahel ära. Et see on selline ka pikk protsess ja võtab aega, aga tõesti see on äratanud minus ka hästi palju sellist ütleme uurijat ja siis lugejat ja sellist, kuidas öelda, intellektuaaliks ma tegelikult ka oma olemuses väga paljuski olen, aga see on ka kuidagi jäänud nagu sellel tasandil nagu kõrvale viimasel ajal. Nii et nüüd ongi hea nagu kõike seda nii-öelda siis muuta. Ja üks asi, mis ma panin tähele peale neid sündmuseid, mul tekkis natuke selline alaväärsuskompleks, et okei, ma olen nende asjadega tegelenud 20 aastat, inimestele pakkunud hästi palju koolitusi. Mäletan ühel aastal, kui ma Eestis nii-öelda siis terve aasta kohal olin, aasta lõpus ma lugesin kokku, kui palju sündmuseid ma tol aastal siis lõin. Ja ma sain kokku 200 sündmust, kujutate ette või, täiesti hullumaja. Ja siis ei olnud veel need online Facebook live ja asju, et need olid kõik live sündmused üle terve Eesti. Mul oli nagu tavaliselt 2 tuuri aastas, kus ma käisin siis peaaegu kõik sellised suuremad Eesti linnad läbi. Ma näen, Kaie on siin, aloha Kaie, väga tore, et oled olemas. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et nojah, Dean on multimiljonär, Brendan on multimiljonär, neil on miljonid fännid, et kes mina siis olen üldse midagi siin hakata nagu üritama, et mul selliseid numbreid veel ei ole ja kas üldse kunagi saab sellisel kujul olema, et on küsimärk on ja siis see ohvri energia tuli nagu hästi nagu ülesse, et mis sa ikkagi mõtled, et kes sa selline oled on ja.
Ja siis nii-öelda tuli just meelde tõesti, et me oleme ju kõik väga unikaalsed, meil on kõigil oma unikaalsed siis kogemused, oma unikaalsed nii-öelda siis valud, õppetunnid, mis me oleme läbi käinud ja meil on läbi selle nii-öelda siis unikaalsuse võimalik aidata väga paljusid inimesi maailmas. Ja mis oli väga lahe, Anthony Trucks, kes on ka siis üks imeline mõjutaja inimene. Tema luges ette sellise väikese nii-öelda siis mõttetera või küsimuse, mis tõesti pani mul pisarad voolama ja tõesti tõmbas nagu tagasi siis oma keskmesse, et tõesti õige jutt on ju. Ja see kõlab siis nii, et mis lubaduse sinu nii-öelda siis looja tegi maailmale, kui nad lõid sinu või kui sina said loodud. Ja see on tõesti väga hea küsimus, et mis lubaduse tegi sinu siis looja maailmale siis sellel ajal, kui nad lõid sinu. Ja tõesti, me ei ole keegi siia tulnud midagi raiskama, ei aega raiskama, ei oma talente raiskama. Kui sa veel ei tea, mis su talendid on, oleks viimane aeg üles leida, mis need on. Ja minul on selle jaoks väga palju erinevaid kursuseid. Üks on siis Külluse seikluskoolitus unistuste ellu, kus mul on terve kuu aega selle peale pandud, kuidas avastada siis, mis on su missioon, mis on su miks, mis on su talendid. Ja raudnael on see, et kui see käima panna, siis kõik need asjad hakkavad toimima. Aga nüüd olles siis selles nii-öelda siis madalas hetkes mõeldes, et no jah, mis mina on ja siis ma hakkasin mõtlema, et oot, aga kui nüüd niimoodi hakata mõtlema, et mis on siis see minu unikaalsus, et mida mina siis nii-öelda saan teistmoodi inimestele pakkuda. Ja üks esmane unikaalsus olla siis Eestist väljas on tegelikult olla eestlane. Ja olles ja elades nüüd siis Norras, see ei olnud eelis ega mingi unikaalsus, nii-öelda sest väga paljud norrakad, ongi, nad panevad meid kõiki ühte patta, et sa oled sealt Balti riikidest, on ju, sa oled vaene, sul IQ on 0, on ju, lihtsalt mõistavad sind hukka ja nad üldse ei hooli ka, et mis lugu sul seal taga on. Ja ma olin juustuletis tööl Norras mitmeid aastaid, osad teist teavad olla seda kooli ajal. Ja siis üks naine, hästi selline paha nii-öelda siis olemisega ja hästi hukkamaistev. Iga kord tuli, siis oli hästi nagu närviline ja nii edasi. Ja siis ühel korral mõtlesin, et okei, nüüd ma lihtsalt külvan ta juustu maitseproovidega nii üle, et tal ei ole varianti enam nii-öelda siis olla minu suhtes halb, on ju. Ja siis muideks, kui te olete siin, hakake mulle kirjutama ka võib-olla siia siis sõnumitesse kõrvale, mis on sinu unikaalsus või mis on sinu unikaalsed nii-öelda siis, ma ei tea, omadused või talendid, mis sa oled juba avastanud. Ja Mannike Manninen on ka olemas, aloha, väga tore. Ja olles siis seal juustuletis ja tehes neid maitseproove, üks parem kui teine ja tõesti, ta oli täiesti nii-öelda siis ülevoolavalt üllatunud. Ta hakkas küsima mu käest, et okei, et mis sa siis teed siin Norras ja siis ma ütlesin, et jah, et õpin ülikoolis antropoloogiat ja siis ta küsis, et et ega see siis norra keeles ju seda ei õpi. Ma ütlesin, et jaa, ikka norra keeles. Mis mõttes, et kui kaua sul siis aega läks norra keelt õppida? Ja siis ma ütlesin, et 4 kuud, siis rääkisin vabalt ja siis ta läksid silmad niimoodi suureks. Okei, 4 kuud, okei, see on nagu päris kiire, on ju. Ja siis iga kord, kui ta tuli, siis ma jälle muidugi nii-öelda siis kostitasin nende maitseproovidega ja siis lõpuks oli nii, et ta juba hakkas küsima, et kus see tüdruk Eestist on, et ma tahan juustu tema käest osta ja hakkas minu käest ainult seda juustu ostma. Nii et selline lahe lugu. Aga nüüd olles Ameerikamaal, kui sa ütled, et sa oled Eestis, siis 90% kordadest enamus ei tea üldse, kus see on. Siis nad hakkavad küsima, kas see on mingi planeet, kus kohas, kus maailmajoas see üldse nii-öelda on, siis hakkad rääkima, et Soome on ja siis seal kandis on ja siis hakkab nagu midagi koitma, aga ma ei tea, kas siis tõesti geograafiatunnid siin olid siis nii pahad või mis siin on, et tõesti on see Ameerika kuidagi siis keskne kõik, et mis siin on, aga igastahes ikka väga paljud inimesed üldse geograafiat väga hästi ei tea. Ja siis siin on muidugi kohe see, et kohe märgatakse, et mul on siis aktsent ja see ei ole enam puhas Eesti nii-öelda siis aktsent inglise keelt rääkides, kuna
ikkagi hästi palju olen välismaal olnud, et kõik need kohad ja erinevad maad on ka nagu mõjutanud, on ju. Aga siis nii-öelda see aktsent on siis kohe, mis nii-öelda lööb välja. Ja nüüd teine asi siis, mis kohe nii-öelda siis ma hakkan alati mõtlema, et mis on see unikaalsus, eriti siin nagu Ameerika maal olles, on just see, et see, kuidas ma üles kasvasin lapsepõlv nii-öelda karjamaadel seal väljas looduses joosta. Tõesti, ma olen üles kasvanud põhimõtteliselt perestroika ajal, Balti ketis kätest kinni hoidnud ja need ajad, kui siis toit oli väga defitsiit, kuidas vanemad siis leidsid need võimalused nii-öelda siis meil isegi süüa kokku nii-öelda meisterdada sinna. Et kõik siuksed asjad kokku panna, siis mõtlen nagu, et issand jumal, millised eelised. Ja nüüd ongi, sa viska mind ükskõik kuhu maailmas ja ma tõesti, ma olengi nagu väike MacGyver, anna mulle lihtsalt duct-tape ja mingi, ma ei tea, nöör või traat ja ma leian alati mingisuguse lahenduse. Pluss nüüd on muidugi ju ka veel YouTube ja igast muud vahendid online, mida saab kasutada ja ma ei jää mitte kunagi hätta. Ja kui teil on olnud võimalus kohtuda väliseestlastega, kes ükskõik kus nad on maailmas, enamus väliseestlased on sellised, et nad on lihtsalt tugevad, tööjõulised, töötavad väga palju, targalt toimetanud ja nad on tegelikult oma elujärge palju paremaks teinud ja sageli ka siis läbi selle aidanud oma perekondi siis edasi. Ja panustanud mingil moel ka Eestile, sest on teinud Eestit nagu rahvusvahelisemaks. Nii et selle koha pealt on see eestlane olemine tegelikult väga unikaalne ja paljud meist, eriti kui me elame Eestis, me ei mõtle selle peale, et see on mingi väga eriline asi. Nii et esmaselt te võite tšau Kaie Toilast. Et siis võite nii-öelda selle panna sinna märkeks, et eestlane, see on juba esimene väga unikaalne asi. Ja siis ma hakkasin veel mõtlema, et mis on siis veel unikaalsed, et mul oli sügavuse hirm vees, on ju. Ma tegin selle veekoolituse läbi, siis õppisin, kuidas ise veeterapeudiks saada ja kuidas siis aidata teistel sellest nii-öelda siis veehirmudest vabaneda. Ja seejärel tegin läbi ka vabasukeldajate kursuse selleks, et siis nii-öelda täielikult nii-öelda siis saada aru, kuidas ja kas siis toimetada selle hirmuga ja see lahustada iseendast. Ja läbi selle siis sai minust nii-öelda merineitsi, lisaks sellele siis kõik muud asjad, millega ma tegelen, on ju, et siis Hawaii kanuudega sõitmine, siis õhukangaste tegemine, huula tantsimine või näiteks kas või ka ülikoolis käimine, et kui palju eestlasi te teate, kes on näiteks Kaplina ülikoolis õppinud, on ju, et või Norras, et kõik minu nii-öelda ülikooli haridus on välismaalt, ma ei ole üheski Eesti ülikoolis õppinud, et milline väärtus, milline unikaalsus sellest on või see, et ma olen teinud 2 dokumentaalfilmi. Dokumentaalfilmi tegemine, ma ei ole vist kunagi nagu seda nii suure saavutusena võtnud ja üldse sellest peaaegu mitte rääkinudki just viimastel aastatel, aga tegelikult see on suur ettevõtmine. 2 aastat panin lihtsalt selle ühe dokumentaali valmimiseks ja seejärel siis, kui see nagu valmis sai, et mõtlemiskogemused ideest kuni teostuseni, siis rahastamiseni, siis minna Lõuna-Aafrikasse Kaplinna seda filmima, millised ohud seal on selliste nii-öelda siis tehnikaga ringi käia. Kõik siuksed asjad, ma võtsin need asjad ette, isegi kui rahastust ei saanud, ikka läksin ja usaldasin, et universum aitab mind ja sain nendest asjadest läbi. Ja nüüd mõtelge, kõik need aastad, need 30 erinevat maad, kõik need lood, mis minu sees on ja ma hakkasin neid järjest nende sündmuste ajal nagu välja kirjutama. Siis mõtlesin, et mingi hetk mul tekkis nagu hirm, et appi, et äkki mul nagu lood saavad otsa. Aga juba need lood, mis ma nii-öelda üles kirjutasin, on juba maa ilm. Pluss siis kogu aeg juhtub uusi asju peale. Nii et seal ma arvan küll, mul karta pole vaja, et need asjad on nii-öelda siis töös nii ehk naa. Aga põhimõtteliselt siis me kõik oleme unikaalsed. Meie ülesandeks peaks siis olema, kas ja kuidas leida siis oma need talendid ja oma missioon ja oma miks ülesse ja mitte raisata siis enam mitte päevagi millegile muule siis, kuidas ja kas siis oma elu luua. Ja kui sa ei ole, siis tulevad ka igasugused vabandused, aga mul ei ole raha ja mul ei ole aega ja ma ei tea, mis asju kõik veel, siis mul on hästi palju tööriistu sellega seoses. Mul on näiteks
rahamagnetid, saab osta 5 euroga ühe rahamagneti, millega alustada oma mõttemaailma muutmist või siis 8 magnetit kokku 40 eurot või siis täiesti see online kursus, kus on tegelikult sees ka tõesti, kuidas seda oma missiooni ja miksi leida, pluss siis terves külluse ratas, seksuaalsus, suhted, tervis, eluülesanne ja küllus, pluss isegi see, kuidas ja kas hakata looma oma äri, väiksed tipid ja nipid sellega seoses. Nii et täielikult olemas, et võin ka siia panna pärast väikse lingi, kui keegi on nendest huvitatud. Aga lisaks tahtsin ma jagada, et kui siin on inimesi, kes oskavad ka inglise keelt, ma jagan väga lahedat nii-öelda siis katsumust, milles ma olen praegu osaline ja kui siis see raamat ka, mida ma siin korra vist mainisin, inglise keeles siis Millionaire Success Habits, ma ei tea, seda vist veel eesti keeles ei ole olemas. Ja see ütleb siis, et see on nii-öelda värav külluseni nii-öelda. Ja kui selle katsumusega siis liituda, siis põhimõtteliselt saate selle raamatu tasuta, et maksate ainult siis saatmiskulude eest. Ja Dean Graziosi ei maksa mulle selle eest, et ma siin promon teda. See on lihtsalt üks raamat, millega ma olen viimased 3 nädalat tegelenud tõesti igapäevaselt, ma olen praktikasse pannud ja tal on juba tõesti väga süsteemselt ehitatud siis programm, mis toetab selle siis nii-öelda kasutamist ja implementeerimist, nii et miks mitte kasutada seda. Ja lisaks muidugi on kõigil võimalus võita ka siis erinevaid auhindu, olles siis osaline. See on siis nagu selline online programm, kus tuleb siis iga päev mingisuguseid väikseid mõtteid, kuidas siis mingeid harjumusi või asju siis oma elus muuta. Pluss siis ka, seal on ka Facebooki grupp, et saab sinna ka liituda, kui sa oled siis osaline ja muidugi siis jagada teistega ka seda materjali. Nii et tõesti, kui sa oled võib-olla natukene siis kinni jooksnud või soovid nii-öelda siis uut süsti, uut avardumist, uut nii-öelda siis paljunemist ka külluse tasandil, siis võib-olla see väike nii-öelda siis katsumus saab olla sulle selliseks taaskäivituseks. Ja üks asi veel, mis ma olen aru saanud, vaadates neid suuri tegijaid, ongi see, et üks asi, mida Eestis väga ikkagi ka, millega on nagu natuke ikkagi probleem, et see on nüüd parem kõvasti kui varem. Aga üks ongi jagamine, teiste promomine ja networking ehk siis Eestis on ikkagi, see on kultuuriline haav. Sõdade tõttu ja kõige selle tõttu me ei tea, keda täiesti usaldada ja sageli ongi nii, et igaüks lihtsalt kahmab ja toimetab iseenda asjadega oma nina all või oma põlve otsas ja need koostööd jäävadki nagu siis kas väga minimaalseks või väikeseks, kuna lihtsalt ongi sageli lõpevad need sellega, et teine lööb sul noa selga. Ja ma ei ole lugenud üles neid kordi Eestis, kui palju kordi mul on neid nii-öelda siis kogemusi olnud. Ja ühel hetkel ma lihtsalt lõingi käega, et mis mõte on sellel üldse. Ja nüüd minu eesmärk ongi tegelikult, et ma teen kõik oma sotsiaalmeedia asjad, kõik asjad teen rohkem korda selgemaks ja siis ma hakkan pommitama sellise täiskäiguga, et ma saan olema nii-öelda siis jagama oma siis sisu nii palju, et see saab olema tõesti igal pool ja nähtav. Nii et siis need, kes soovivad ja tunnevad, et ma tahaksin Kristeliga koostööd teha, tulevad siis pigem kas ise või ma näen ise, et on resonants või seal on nii-öelda see puhas energia, et ei ole seda nuga selga kogemust, siis saavad need teoks ja mõningaid mõtteid ja juhatusi on juba vaim ka andnud ja ma hakkan nendega tegelema vaikselt, sest see on tõesti nagu näha juba inimesed, kes siis nende asjadega on nagu üsna kaugele ka Eestis jõudnud. Ja nüüd, kui mu raamat ka välja tuleb, siis on need koostööpartnerid kõik väga-väga teretulnud, sest koos me jõuame rohkem, koos me jõuame kaugemale ja üks suur asi ka Eesti mees, naise taustaga, nagu mina olen ja paljud siin kuulajad ka kindlasti, me oleme harjunud kõik ikka ise hambad sisse läbi närima üksinda ja tegelikult me jõuaks palju kaugemale, palju rohkem, kui me küsiks abi või suhtleks või networkiks siis inimestega, kes on meist juba eespool, kes on juba siis natukene rohkem nii-öelda nende asjadega kodus ja tegelenud ja kogemusi saanud. Nii et me peame õppima abi vastu võtma, abi küsima ja ka koos looma, et
kui me tahame olla siis panustajateks, kui sina, kes sa vaatad täna seda, tahad olla panustajaks uue Eesti loomisele, kus on rohkem positiivseid inimesi mõjutamas oma sõnumite, oma kogemuste, oma lugudega, siis see on esimene asi, mida tuleks teha. Kõigepealt kindlasti endaga tegeleda ja teiseks koostööprojektid ja vaadata, kas ja kuidas me saaksime koos luua parema Eesti, siis üks indiviid korraga ja siis kõik koos korraga. Sest me oleme seda juba maailmale tõestanud, kas või oma laulva revolutsiooniga, et see on võimalik. Ja nüüd kujutage ette, kui sama hunnik teadlikke inimesi tuleks kokku siis ühe suure sellise teadliku sündmuse jaoks Eestis, mis mõju sellel oleks Eestile ja mis mõju sellel oleks siis maailmale. Ja iga kord, kui ma ütlen siis inimestele, et Skype on Eesti looming, nad ei usu oma kõrvu, et mis mõttes ma pole kunagi sellest kuulnud, et Skype see ei saa olla ju, see on ju nii suur asi nagu. Ja siis ma räägin neile TransferWise'ist, millest enamus pole üldse mitte midagi kuulnud ja siis soovitan neile ka seda kasutada, kui nad selle avastavad, sest kõik ikkagi saadavad ju raha maade vahel. See on ka nagu, issand jumal, teil seal Eestis on nii targad inimesed, mis loomulikult. Ja siis peale selle on meil veel maailma ilusamad naised. Ja siis nad on kohe niimoodi kõrvad kikkis, okei, eriti mehed on ju, et tulla siis külla, vaadata, kes kus toimetab. Ja sellega seoses meil on Maikeliga ka veel üks eraldi idee, mida me siis lihvime ja ühel hetkel ma usun ka lansseerime, et siis selliseid põnevaid uusi asju tekitada seal ka, et eks siis sellest kuulete lähemalt. Ja praegusel hetkel Maikel on siis tegemas ja koputamas ustele siis kinnisvara asjadega, et käivitada siis uuesti kinnisvara asju siin siis Californias. Ja mina olen ka hästi põnevil, sest meil tuleb koostööprojekt, et kui ta hakkab sellega täiega pihta, siis meil on selline kokkulepe, et Maikel läheb siis nii-öelda majja sisse kõigepealt või kus iganes, mis asi siis müügis on ja mina lähen ja teen kõigepealt siis energeetilise puhastuse ja paneme siis kõik nii-öelda toimetama, nii et siis tõmmata siis need õiged ostjad ja õiged inimesed, et kõik need kogemused, mis ma olen nüüd energeetiliselt õppinud nende aastate jooksul erinevatest siis moodulitest, tehnikatest, need panen kõik töösse ja nii ma usun, see meie kinnisvara asi hakkab kasvama üsna suure hooga ja teine suur asi on siis sellega seoses ka on siis avalik esinemine, mida me tahame siis suuremas plaanis hakata tegema ja mul juba nii-öelda siis need tekstid ja loengud peas jooksevad, et mismoodi kokku panna ja ühel hommikul siis ka tuli mul siin täiesti see uus müügi videotekst, mis ma nüüd võib-olla ka lähipäeval lindistan uuesti ära, et siis näete seda, et veel siis võtan vastu ka sisemise pere coaching'u programmi mõningaid inimesi Eestist, et kui keegi on sellest huvitatud ja tõesti sisemine laps vajab veel tervendamist või sisemine naine vajab aktiivset voolamist ja sisemine mees vajab rohkem manifesteerimisjõudu ja powerit, siis on veel võimalus ka sinna registreerida, et panen siia pärast ka lingi. Nii et suur aitäh teile kõigile, kes te olite täna siin olemas, järgnevad siis ajad ja millal ja kus ma siin toimetan sotsiaalmeedias, praegu on veel õhus. Kui need saavad täpsemalt paika, siis ma panen need ülesse, aga on hea ikkagi kogu aeg vaadata, kuulata, jälgida siis minu kanaleid ja jagada, sest jagades te paljundate seda head, mitte ainult minule, vaid endale, kogu maailmale, Eestile. Et ma olen väga tänulik kõigile eestlastele, kes alates siis minu algusaegadest, kui ma Eestis alustasin nende asjadega, vist oli 2004 aasta, et väga palju aastaid tagasi on olnud minuga, osad on küll ära kukkunud mingi aeg, osad on siiamaani minuga. Ma olen hästi tänulik, et olete toetanud mind, minu tööd hinnanud, minuga koos toimetanud, sest ilma teieta ma ei oleks samamoodi siin. Ja nüüd, kui te ka ei näinud, siis mõni päev tagasi ma teen sellest eraldi postituse. Ma panin väikese sellise küsitluse üles eestikeelse podcasti kohta, et ma tahan alustada oma podcasti ja sellele põhimõtteliselt vastas ainult üks inimene. Ja mul on tunne, et eestikeelne podcast oleks väga nagu lahe asi
ja isegi kui see oleks ainult 6 korra, siis ma teeksin seda, sest nüüd minu fookus läheb rohkem nagu globaalsele nii-öelda siis kuulajaskonnale edaspidi. Et kui sa oled üks nendest, kes tõesti soovib seda nii-öelda siis toetada või olla selle siis podcast'iga lansseerimise juures, abistada, seal mul oli hästi palju küsimusi, siis kindlasti vasta sellele ja anna mulle oma mõtteid ja nii edasi ja ka edaspidi me paneme kokku ka mitmeid selliseid väiksemaid kingitusi, mida siis ka jagada teiega siis suuremal väiksemal moel, nii et saate siis ka meie poolt siis ka väikse panuse. Ja kõige lõpetuseks siis jaga seda videot, kui see inspireeris sind, andis sulle eneseusku, kindlust, jaga paljude inimestega. Ja maagia osas siis mul jäi täitsa välja see osa, aga maagia osas ma arvan, siis ma teen eraldi video teinekord, et läks natukene pikale siin, et ongi siis põnev, on ju. Nii et aloha, jaga vähemalt 5 inimesega ja oleme kuuldel toimetamisel ja kõike paremat ja palju alohat siit päikeselisest Californiast teile kõigile. Mahalo!